Aloha, imelised kuulajad, vaatajad. Minu nimi Krista Laksmi-Titt on tulemas eetrisse imelisest San Diegost, Californiast ja kutsun ennast külluse antropoloogiks. Usun, et meis kõigis on olemas aarete laekad, mis, kui me need avame, leiame sealt need imelised talendid ja oskused ja teadmised, läbi mille saame siis aktiveerida oma sisemised muinasjutud siia reaalsusesse iseenda unistusteks, iseenda tingimustel. Ja mul on täna väga-väga hea meel tuua imelisse siis aarete seiklusega seiklema imelile siis jällegi supernaine Merilin Rohtma. Tere tulemast! Aloha, armas Krista! Ja sina oled tõesti väga paljude asjadega juba oma elu jooksul hakkama saanud ja sa oled olnud selline julge katsetaja juba siis noorena, proovisid siis kasvataja lapsehoidja tööd Rootsis ja USA-s. Seejärel töötasid sellisel ametikohal nagu inkassaator, mis oli minu jaoks ka täiesti üllatus, laoostuspetsialist, müügikonsultant, ekspediitor ja siis ühel hetkel leidsid sa tee siis oma unistuse teemani Juimehoni, lõid siis selle siis asutuse ja oled siis ametlik esindaja Eestis ja Soomes ja töötad siis praegu mitmes siis erinevas keskuses, kus sa siis jagad oma imelisi siis oskuseid selle holistilise teraapiaga. Ja lisaks oled sa täiendanud ennast siis Anneli Sootsi tervisekoolis Jumeiho teraapia kursuseid oled teinud läbi isegi siis 4 erinevat astet ja oled ka siis õppinud Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis ja Tartu Ülikoolis siis avatud akadeemias anatoomiat ja füsioloogiat, mis on väga olulised nii-öelda siis teemad, nii nagu ka klassikaline massaaž inimeste kehadega tegelemisel. Nii et tere tulemast siia aarete seiklusele podcasti ja kui alustada, siis selline naine nagu sina, kuidas sina juhtusid kokku ja kohtusid Krista Raaga, et kuidas selline asi juhtus? See ei juhtunudki väga ammu ja tegelikult täpselt aasta tagasi juunikuus leidsin sellise töötoa, sisemise pere töötuba. Ega ma päris täpselt ei teadnud, mis endast kujutab, aga tundus selline, et põnev, tuleb proovida. Ja seal ma siis käisin ja kogesin ja see kogemus oli nii võimas, et pärast seda juba 6 aega hiljem olin vantrakursusel ja sellest tiivustatuna 6 aega hiljem juba elu esimesel retriidil Valgeallikal, mida siis Kristal Raa koos Maikeliga läbi viis. Et kõik need sündmused, need koolitused tegelikult olid ühtpidi nagu üks joon, üks läbiv teema, aga teistpidi olid nagu hästi erinevad. Et see sisemise pere koolitus või see töötuba oli selline põgus tutvumine üleüldse sellega, et noh, kui ma olen üksinda, siis ma polegi päris üksinda. Ja mis mulle väga nende sinu läbi viidud koolituste juures meeldis, oli see, kuidas hoidsid seda ruumi. Et me ju ei tundnud seal üksteist, mina ei tundnud kedagi, kui ma läksin nendele koolitustele, et ikka sellises võõras keskkonnas, võõraste inimestega, et ega sa suutsid nagu väga kiiresti nii-öelda selle jää murda, et kadus selline ebamugavustunne ja tänu sellele siis ka kõik need teemad said palju mugavamalt ja turvalisemalt läbitud, et mis iganes seal üles tuli või mida sai omandatud, et see oli nagu super kogemus, et ja sinu jaoks, mis oli ka põnev, võib-olla oli just see veeteraapia vantra kogemus, et kas sa mõne sõnaga sellest räägiksid, et sa oled olnud selline tugev naine, meesnaine, et hästi paljude asjadega üksinda ise mitmel rindel hakkama saanud, et kuidas see kogemus sinule kui naisele oli?
ja et kuna see elukorraldus on täna nii, et viimased 6 aastat ma olen last üksinda kasvatanud, siis tahes-tahtmata tal veel olles veel ettevõtja, siis see meespool saab tihti nagu endas võimust, et see naispool jääb tagaplaanile. Et see vantrateraapia, see pani ikkagi voolama, et see pani ikkagi selle naise nagu äratas üles, et selles mõttes oli võimas. Ega ma ennem ei märganudki või natuke nagu teadvustasin seda, aga kui see oli kogetud, siis ma sain aru, kui tahaplaanile see naine minu sees on jäänud, et see oli võimas kogemus. Ja sellel retriidil oli ka väga põnev, et kuna meil oli seal ka siis natukene vantret ja samas oli siis seal see sisemine pere hästi esikohal, et see oli tõesti uskumatu, kui ruttu terve see grupp inimesi sai omavahel sõbrunes ja said tuttavaks, et tõesti nagu oma pere tekkis, et selline väga lahe keskkond ja väga lahedad inimesed ja loomulikult meil oli väga suur au Maikeliga hoida seal ka ruumi ja juhtida teid nii-öelda siis erinevaid trikke tegema. See oli, see retriit oli, seal ma kogesin esimest korda seda, et me olemegi kõik üks, et see võõras inimene on ka seesama, kes olen mina, et see oli väga selline avardav kogemus, et ma ei oleks arvanud, et midagi sellist võib nii lühikese ajaga võõraste inimeste vahel, kes ei ole varem kohtunud, et võib nagu kogeda sellist sügavat lähedust ja tänutunnet ja kõike seda, et vau, oli tõesti. Just. Ja nüüd sinu elus tegelikult selline vaimne või holistiline maailmavaade ei ole olnud seal kogu aeg. Et millal oli sinul see esimene avanemine, kus sa nagu hakkasid natukene vaatama nii-öelda siis kardina taha või uskuma, et vot need nähtamatud tegelased või nähtamatud märgid on ka ikkagi olulised ja läbi selle siis nii-öelda see jumalik juhatus annab meile juhatust ka, et mida teha, kuidas teha. Missugune esimene initsiaator või aktivaator sinu jaoks oli? No tagantjärele mõeldes siis ikkagi lapse sünd oli see, mis pani kuidagi ilmselt energiat teistmoodi liikuma. Ja sealt siis paar aastat hiljem pärast seda Meiho kursuselt tulekut, siis ma hakkasin nagu füüsiliselt tundma ja kogema, et ma olen nagu hoitud ja toetatud, et märke nägema ja oskama neid nagu seostada ja hinnata, et see ei olnud enam lihtsalt see, et see on kokkusattumus, et see ei olnud enam kokkusattumus, see oli konkreetne viide, et konkreetne märk, et ma arvan, et kaugemas teemas sai lapse sünnist alguse, aga see Meiho juurde jõudmine, ma arvan, et see oli selline oma raja peale saamine, kus hakkaski nagu kulgema lihtsalt, et sealt oli neid kogemusi palju rohkem tulemas. Sa mainisid ka, et üks võib-olla inspiratsioonikild võib-olla oli Eckart Tolle raamat, et kas sa sellest ka räägiksid ja sa kuulasid ka ühte raadiojaama, kui sa veel töötasid nii-öelda siis vanal töökohal, et räägi mõne sõnaga nendest ka. Ja ma arvan, et laps oli vist aastane, kui minu kätte sattus raamat Uus maailm, Eckart Tolle kirjutatud. Et ega ma tol hetkel ma tundsin, et midagi hakkas nagu liikuma, aga tagantjärgi ma saan aru, kui palju hakkas liikuma. Et see oli selline ka väga margilise tähendusega hetk tegelikult. Ütleme, et kui hakkaski nagu selle raamatu ja lapse sünni ja kõik selle järel hakkasid ju mõtted muutuma, et tahtsid ju suunata oma energiat millele oleks nagu
positiivne tulem või et ennast kuidagi efektiivsemalt ära kasutada või rakendada, ja siis kuidagi tekkis janu kõige selle järgi, mis nagu toetaks seda, et ega mul ei olnud kedagi, kellega rääkida nendest teemadest või kedagi, kes oskaks mind juhendada. Ja siis, kui ma seal vanal töökohal olin veel, jah, tõesti, mul oli võimalus panna lihtsalt klapid pähe ja kuulata siis mida iganes, aga ma leidsin sellise põneva raadio nagu Hay House raadio. Et seal võis lihtsalt tundide kaupa kuulata selliseid kõnesid, mis panevadki su elu muutma, mis muudavadki su elu. Ja sealt hakkas vaikselt tekkima see vajadus, et see, mis elus on, et kas see on seal selleks, et jääda või kas see on selleks, et tulla ja minna või inimesed mu elus, et suunata jah, see energia ja sinna, kus sa tahad nagu jõuda rohkem, tegeleda rohkem sellega, mis sulle annab, mitte lihtsalt käia tööl ja korrata mustreid ja lihtsalt kuidagi läbi minna sellest elust, et ma hakkasin tahtma palju enamat kui lihtsalt ära elada. Et ma tahtsin nagu nautida ja tekkis jah see janu nagu millegi vägevama järele. Ja tegelikult niisuguseks suureks tõukejõuks oligi sinu isikliku eluplaani siis muudatused, kus sa oma siis tütre siis isast nii-öelda siis lahku läksid ja sealt läks terve riburada pidi erinevaid siis suuri muudatusi käiku, et kas sa mõne sõnaga räägiksid sellest murrangulisest perioodist ja ma tean, kindlasti on siin ka kuulamas-vaatamas inimesi, kes võib-olla mõtlevad selliseid suuri samme teha, aga ikkagi kardavad, et mida sa ka nendele võib-olla nii-öelda siis kõrva taha paneksid? Jah, selle mõtete muutmisega hakkas tekkima ühtlasi ka rahulolematus selles osas, mis enam ei teeninud. Et siis ei olnudki muud varianti, et kui sa tahad edasi liikuda, siis tuleb sellega tegeleda, mis tekitab rahulolematust. Et sellest tuleb läbi minna. Ei olnud üldse mugav see, et see abielu sai lõpule ja tuli müüa maja, kolida, kõik need asjad, mis nagu korraga juhtusid, et see kindlasti ei olnud mugav, aga see oli selline sisemine teadmine, et seda tuleb teha, et see on õige ja seda tuleb teha, et mida kiiremini, seda parem. Et siis saab nagu elu edasi minna, et ma arvan, et see võti oligi seal see, et kuulata hästi enda sisemust, et mitte kuulata teisi, et mis nüüd, et võtke veel aega ja äkki ikka läheb kõik korda ja et kui sul on sees see tunne, et ei lähe korda, siis ega keegi teine ei tea paremini kui sa ise, et see on nii oluline, et kui su keha ja su sisemus nagu räägib, et siis peab seda kuulama. Et see mind edasi viiski. Ja sul oli seal veel lisaks just laps oli ka lasteaiast liikumas kooli, siis see stress oli ka veel seal nii-öelda kõige otsas peal. Ja need tasandid, kus see transformeerumine toimus, olid nagu igal tasandil, et oligi see lahutus, majamüük, kolimine, laps lõpetas lasteaia, läks kooli ja samas ka olin alustanud just oma ettevõtet, et mõned kuud tagasi, et see oli nagu igas valdkonnas oli tohutu muutus. Aga just ongi see, et see miski toetas mind väga, et millest me siin ennem just rääkisime, et ma ei tundnud hetkegi, et issand, et ma ei jaksa või et mis must saab või vaesekene mina, et mul ei olnud kordagi selline tunnet, et mul oli just vastupidi, et seda energiat tuli väga palju juurde, sest ma teadsin, et ma teen õiget asja ja loomulikult sa võtad ennast kokku ja sa pead lapsele ka toeks olema, et aga see oli jah, pigem selline, see ei olnud raske aeg minu elus.
et see kuidagi, ma arvan, et kui see õige asi toimub elus, siis see ongi nagu hoitud ja toetatud ja siis ei olegi sellist punnitamist. Ja sul oli paar sellist väga huvitavat seika just ka siis töö juures, et mis ma arvan, väga paljud inimesed, nad isegi ei julge küsida. Sina olid aga nii julge, et sa läksid ja küsisid, et inimesed sageli võib-olla isegi lihtsalt ütlevad, et see ei ole võimalik ja nad ei küsigi ja siis see ei saagi võimalikuks, sest nad ise ei anna sellele üldse mitte mingisugust impulssi. Nüüd sinul tuli mõte siis minna Jumejo koolitusele, mis oli 6 aega pikk, aga tol hetkel töötasid sa veel töökohas, kus anti ainult 2 nädalat korraga puhkust. Et mis siis sai, et kas sa said sinna koolitusele või mis juhtus? No just seesama, et kui on õige asi, siis see läheb iseenesest, et minu jaoks ei olnudki varianti, et teine äärmus oleks see, et ma oleks töökohast lahti ennast öelnud, et lahkumise avalduse kirjutanud, aga ma olin piisavalt ambitsioonikas, et kõigepealt püüda nagu kuidagi turvalisemalt seda asja organiseerida. Et miks ma ei või küsida? Nad võivad mulle öelda ei, aga ma võin ju küsida, et see ei ole ju patt, et minu jaoks ei olnudki muud varianti, et ma teadsin, ma pean sinna koolitusele minema, iseasi nüüd, kuidas seda vormistada, et see oli lihtsalt vormistamise küsimus. Aga jah, see julgus minna ja küsida, et mitte kuulata teisi, et teised ei tea sinu sisemust ja seda väge, mis seal toimetab, et peab ikka ise mõtlema, ise tegema, ise minema. Ja nad lubasid mu sinna koolitusele ja olingi 6 aega ära ja pärast 6 aega läksin tagasi tööle. Ja sul oli seal veel üks väike muudatus, mis mulle ka just meeldib, see ülemineku nii-öelda transiit, kuidas sul see toimis, et tõesti üksikemana hästi teadlikult ja vastutustundlikult teha need valikud. Sa põhimõtteliselt läksid oma siis tolleaegse tööandja juurde ja ütlesid, et ma tahan vähema koormusega töötada, et siis sa saaksid panna rohkem aega Jumejo asjade arendamisele. Ja kuidas see vestlus läks, et ma tean, väga paljud inimesed tänasel päeval on ka tegemas neid muudatusi, aga võib-olla ikkagi ka jällegi hoiavad ennast liiga palju tagasi, et kuidas sinul läks ja mis sa selle kohta teistele soovituseks ütled? Et kui ma tulin sealt koolituselt tagasi ja läksin uuesti tööle, siis alguses see võttis aega, et kõik hakkaks nagu sättuma, mis puudutas mu enda ettevõtet ja oma Jumejo teemat. Et see võttis paar kuud aega, aga siis ma avastasin, et nüüd olen jõudnud hetke, et mul ei ole rohkem ajaressurssi, et enda asja nagu edasi arendada, et ma pean ikkagi täiskohaga tööl käima ja mul on ikkagi laps, et kuskilt tuleb midagi ümber mängida, et mida ma siis tahan. Et ma ju läksin sinna koolitusele sellepärast, et ma tahtsin sellega tegelema hakata. Et siis tuligi nagu ja samas ma klientuuri veel nii suurt ei ole, et ma saaksin lihtsalt töölt ära tulla, et just nimelt üksikvanemana siis ei saa ukse paugutades ära minna, sest sa pead homsele päevale ka vastu minema kuidagi, et siis oligi peas selline plaan, et kõige lihtsam, kõige mugavam, kõige kindlam oleks see, kui ma oleks poole kohaga vanas töökohas ja poole kohaga saaksin siis panustada rohkem just selle klientuuri ja oma ettevõtte ülesehitamisele. Et täpselt sama teema, et mis mõttes, et meil ettevõttes meil ei anta siin poole töökoormusega, et sellist kohta ei ole, et kas sa oled või ei ole tööl. Aga ma läksin täiesti sellise inimliku tasandi pealt ja aususe tasandi pealt, et ma ei hakanud midagi seal välja mõtlema, et nii nagu asjad oli, nii ma rääkisin ja mõeldi küll natukene ja personaliosakond ei olnud väga rõõmus selle üle, aga sellise lepingu ma taskusse pistsin pärast seda vestlust, et see oli ka uskumatu tõesti, et kolleegid ei suutnud ära imestada, et seda ei ole tavaliselt, seda ei tehta tavaliselt.
et see oli et väga... julgesid rivist välja astuda ja oma unistuste ees seista. Jaa, muud varianti ei olnud. Ja nüüd, mis oli veel väga lahe, sa jagasid just seda hetke, kui sa otsustasid, et jah, nüüd ma lähen sellele koolitusele ja need koolitused ei ole muidugi väga odavad, et seal 1000 eurot vaja taha panna. Ja siis sa hakkasid vaatama, et mis on veel võimalused, kuidas seda siis teoks teha. Ja sa läksid isegi ekstra siis ettevõtluskoolitusele, et räägi natukene juba sellest protsessist ja mis sealt nii-öelda siis edasi tuli ja ka võib-olla siin see seos rahaga, et paljudel inimestel ongi, et kui raha ei ole, siis ma ei saa, et vot ühel päeval, kui ma saan endale seda lubada, vot siis ma teen või siis ma elan oma unistust. Aga kuidas sinu kogemus sellega seoses oli? No minu kogemus nagu paljude teistelgi ongi see, et mantra käis ikka lapsepõlvest kuni sinnamaani välja, et raha ei ole ja raha ei tule ja siis ostame ja siis teeme, kui on palgapäev ja siis saame lubada, kui on see raha koos. Aga selle Jumeiho koolituse puhul minu jaoks oli jälle see teema, et ma tundsin, et ma lähen sinna ja see raha tuleb kuidagi leida. See ei olnud see teema, et mul ei ole, ma ei saa minna. Et pigem oli see sisu, mis mind nagu kutsus tungivalt ja need vahendid tuli kuidagi leida. Et ei olnudki väga plaani, et ega selle töökoha pealt, kus ma varem olin, selliseid summasid ära ei säästa. Et siis ma mõtlesin, et üks variant, et käisin ettevõtluskoolitusel, tegin siis toetuse taotluse, aga et koolitust nagu kinni makstakse, aga seda toetust ma ei saanud. Kes teab siis, mis põhjusel. Aga ma ei jätnud jonni, ma ikkagi muudkui kirjutasin sellele õpetajale, et ja ma tulen, ma ei tea, kuna ma tulen, aga üks päev ma tulen, et ma olen ikka olemas ja mõtlen selle peale. Ja siis tuli üks päev õde mu juurde ja ütles, et raha on olemas, sõida. Ja tema selle esialgu ka nagu sponsoreeris mul seda koolitust. Üks õde natuke ja teine õde natuke, tore, kui sul on 3 õde, eks ju. Ja sealt see tuli siis täiesti tühja koha pealt, eks ju, et aga eks siis lähedased ka tundsid, et see on nagu vajadus mul, et see ei ole nagu nalja pärast, et läheks vaataks, mis tehakse. Et sealt see raha tuli ja koolituse ma sõitsin. Väga vinge. Ja just ongi, et sa ei lasknud nendel hirmudel nii-öelda siis üle võtta, et sa tõeliselt astusid julgusega oma teed ja asjad joondusid siis täpselt sinu sihtmärgi suunas, et see võib tunduda nii klišee ja nii lihtne, aga tegelikult tõesti nii on minu enda elus samamoodi, et olgu selleks kas või, ma ei tea, Lõuna-Aafrikasse õppima minek või Hawaii või mis iganes asjad, et mul ei olnud mitte kunagi, et kui idee tuli, et ei, ma ei saa minna, et okei, kuupäev on paigas, nii, mis nüüd vaja on, käisid üles ja hakkame toimetama. Ja nüüd sellel teekonnal siis selle imelise holistilise teraapiani sa avastasid päris põnevaid asju nii iseenda kohta, inimeste kohta, inimkeha kohta, kui ka siis mismoodi nii-öelda siis äri teha, et nüüd on sul see kogemus olla nii äriomanik kui siis ka nii-öelda siis toimetada sellega seal. Nüüd üldiselt, kui sa hakkad, keegi tuleb su juurde, küsib, et mis asi see Jumeiho on, et mida sa neile siis lühidalt öeldes ütled, et puust ja punaseks teha, lihtinimesele selgeks. Ja ma kohe räägin sellest Jumeihost, aga ma tahan enne mainida, et see äri tegemine minu jaoks on ikka väga võõras teema, et minu jaoks oli see ettevõtte loomine lihtsalt see formaat, mille pealt ma saan tegutsema hakata, et kust ma saan oma teraapiat hakata pakkuma. Et ma ei oska ikka nagu äri teha, et seda ma pean veel natukene õppima. Aga mis asi see Jumeiho on? Et Jumeiho on väga vinge teraapia. Et kui nagu väga nagu algusest rääkida, siis ütleme, et kui sa tuled Jumeiho teraapiasse, sa oled täiskasvanu, siis
see teraapia toimub läbi riiete, mati peal. Me teeme alati terve keha läbi, on süvakoe massaaž ja on Jaapani seitai võtted, et sellised liigeste manipulatsioonivõtted, ja me manipuleerime kõiki liigeseid, et mitte nüüd ainult lülisammast, vaid ka varbaid, sõrmi ja nii edasi. Ja mis kõige tähtsam on vaagen. Et see ongi Jumeiho selline põhiteooria, et keha kese, füüsilise keha kese on vaagen. Et kui seal tekib ebasümmeetria, tähendab, et kui see tekib, siis on ta juba sündides tekkinud, et siis see kandub üle ühtpidi läbi lülisamba ülakehasse ja teistpidi läbi keha raskusega jalgadesse, et keha raskus ei jaotu võrdselt ja siis üks jalg on ülekoormatud, tekivad sellised ebasümmeetrilised näiteks valud või vaevused hiljem, et ei ole nii, et mõlemad põlved valutavad või mõlemad puusad, et see on selline tugev viide, et selle vaagnaga ei ole kõik päris tasakaalus. Lisaks sellele ka igasugused organite funktsioonihäired, et mida võib-olla tihti uuringutel, arsti juures käiakse uuringutel ei leita midagi, et oleks valesti, et nad võivad olla lihtsalt kergelt nihkes, seal võib olla lihtsalt millimeetrite küsimus. Ja naiste puhul, et see vaagen on ju raam ja sisu on siis ka ju nihkes, kui raam on viltu, et igasugused valulikud päevad või raskused viljastumisega, kui arstid ütlevad, et kõik on korras, aga laps ei taha tulla või et siis tasub ka nagu mõelda selle peale, et kas seal on kõik paigas ja Eestis ei ole või tähendab üleüldse maailmas ei ole seda teadmist, et isegi kui teatakse või tuntakse, et on paigast ära midagi, et siis seda saab ka paika panna, et siis seda saab nagu sümmeetriliseks sättida, et keha joonduks jälle. Et see on nagu täiesti võimalik ja seal ei ole mitte midagi keerulist ja see ei ole ka valulik. Et see on, jah, see tasub kogemist, et... Ja teil on tegelikult ongi, et üks võimalus on lihtsalt minna lõõgastuma, et aitab nii-öelda siis lahti logistada nii-öelda. Ja teine variant on tõesti sügavamate teemadega tegeleda, et siin skolioos ja kaela ja seljavalud ja sellised vaevused. Ja nagu sa siin ka juba mainisid, kuid lisaks on siis teil ka hästi suur fookus laste rühiteemadel ja on veel eraldi siis ka viljakusteraapia. Kas sa nendest kahest ka veel räägiksid natuke lähemalt? Et ma siis mainin kõigepealt, räägin sellest viljakuse teemast, et just ongi see, et kui see vaagen on ebasümmeetriline, siis kõik need organid, mis on seal seespool, ei ole ka sümmeetriliselt ei asetse. Et tihti võivad need funktsioonihäired siis tekitada ka raskusi rasestumisel. Aga need on nüüd need juhtumid, kus arstide poolt on kõik uuritud, kõik on nagu korras, et kõik need hormoonide tasad ja kõik on nagu normis. Et siis tasuks mõelda kindlasti selle peale, aga loomulikult alati enne, kui on üldse plaan perelisaks, siis tasuks ka naistel tulla ja vaagen paika panna, sellepärast et ebasümmeetriline vaagen liigub naisliini pidi, et ta ei ole päritav geneetiliselt, ta ei ole seotud isaga, et ta on selline biomehaaniline, et seda ei ole väga palju uuritud, aga biomehaaniliselt ta siis liigub, et kui emal on vaagen nihkes, siis uurimused näitavad 99% juhtudel on lastel ka vaagen nihkes. Viljakusteraapiasse tulles tavaliselt ikkagi naisterahvad kas siis kirjutavad või helistavad mulle, et ma alati soovitan käia vähemalt 5 tavateraapiat enne. Et selleks ajaks, kui juba jõuame selle viljakuse teemani, et selleks ajaks oleks see vaagen juba püsivalt paigas, sest et
viljakusteraapia koosneb siis 4 erinevast kohtumisest. Esimene, see on seotud naiste tsükliga, eks ju, menstruaaltsükliga. Esimene teraapia on nagu pikk teraapia, siis järgmised teraapiad on väga sellised õrnad, lühikesed, väga limiteeritud tegevused ja see toimub siis ovulatsiooni ajal üle päeva. On selline ütleme selline verering ja selline toetatud tegevus, et siis enam ühtegi manipulatsiooni ei tehta. Et see on selline väga süsteemne välja töötatud, et Eestis, kuna see on selline õrn teema, et ja õnneks või kahjuks mul endal sellist kogemust ei ole, siis ma ei ole väga palju seda teemat üleüldse rääkinud, sest neid põhjuseid, miks see laps ei taha sinna tulla, võib olla väga palju ja igale poole inimese käsi ikkagi vahele ei mahu, et jah, aga kui inimesel on endal huvi, naisel on endal huvi ja soov, siis ma alati nagu annan endast parima. Ja siit jõuamegi laste juurde, et laste puhul on see, et üks asi, et tänapäeva lapsed ei kasva puu otsas ja liivakastis, vaid nad kasvavad ikkagi suures jaos tehnika taga, igasuguste nutiseadmete taga, mis piirab tohutult keha arengut. Et väga sellised sundasendid, kus nad on ja see moondab tegelikult rühti väga tugevasti. Aga laste puhul on see, et lapse keha luustik on hästi pehme, teda on palju lihtsam voolida kui täiskasvanu keha, et kui seal on selline kerge skolioos juba arenemas, siis mida üldjuhul ei osatagi märgata, või ütleme, et kui meditsiinis öeldakse, et on skolioos, siis on juba väga tugev skolioos, et see laps on nagu oluliselt lihtsam ja tulemuslikum nii-öelda läbi teraapia sirgu saada ja siis läbi sellise jälgimisprogrammi hoolitseda siis selle eest, et nad kasvakski sirge lülisambaga ja sümmeetrilise vaagnaga, mis on minu jaoks nagu tohutu investeering tulevikku, et jah, et kui vaadata näiteks last, kui ta seisab põrandal 2 jala peal ja kui vaadata tal näiteks selja tagant neid abaluusid, nii-öelda diivanukid siis kõnekeeles, et kui üks on natuke kõrgemal või natuke seespool või väljaspool kui teine, siis see on juba tugev märk sellest, et nagu kindlasti tasuks tulla. Ja see ei ole see lugu, et kui mu laps käib trennis ja ta on hästi liikuv ja ta käib ikka õues ja et see on väga hästi, aga kui see vaagan on alt ikkagi nihkes, siis see liikuvus ja treening seda vaagnet paika ei pane, et selle jaoks on vaja ikkagi manipulatsioonidega sekkuda, et alati tasub ikkagi käia kontrollis ära ja siis on süda rahul. Nüüd kindlasti on siis võib-olla ka vaja teada seda, et sageli ei pruugi ainult ühes seansis siis piisata, et on vaja arvatavasti ikkagi mitmeid seansse, et ilusti kinnistuks see protsess. Ja, et täiskasvanute puhul eriti, eks ju, et need asendid on kehas väga pikka aega olnud, et see ei toimugi, muutused ei toimugi üleöö. Aga laste puhul on seal nagu erinevad etapid, et kui me räägime skolioosist, siis kui on väga kerge, ütleme, esimese astme skolioos, ehk siis C-kujuline skolioos, siis piisab 2-3 tehnikast ja see on paigas ja siis on vaja jälgida. Et aga kui on juba välja kujunenud S-skolioos, et siis on tõesti vaja teha sellised teraapiakuurid, et ja see on selline ühekordne ja kui jäädakse jälle sinna jälgimisprogrammi, siis on jälle nagu asi kontrolli all. Nüüd üleüldises mõttes, kui sa vaatad
nii-öelda siis tagasi inimeste peale, kellega sa oled tegelenud, et mis on niisugused suurimad tulemused, mida sa võiksin välja tuua, et vot tuli inimene Mehhosse, vot oli see häda ja läks ära, vot ja siis juhtus see. Et on sul mingeid imelugusid ka? Mulle ikka meeldib öelda, et ega me imede kabinet ei ole, aga imesid ikka juhtub. Et üks väga selline lõbus seik meenub, kui üks 50ndates aastates proua tuli minu juurde sellise ühe karguga või noh, selline kepiga siis. Ja eks tal olid valud siin ja seal ja pikka aega juba olnud. Ja kui ma siis selle teraapia läbi viisin ja ootasin oma järgmist klienti, siis avastasin, et oi, et ta oli oma kargu maha unustanud. Et siis ma jooksin parklasse järgi ja ütlesin, et kas see on teie oma? Oh jah, et polegi vaja enam. Et see oli selline väga vahva lugu, et aga neid lugusid on tegelikult iga päev. Et kas nüüd just nii säravaid, aga seda väikest sammu, mis kui inimene tuleb ja ütleb, et ei saa öösel magada, valu on nii tugev või kui juba igasugused normaalsed tegevused on piiratud, et valu on hakanud nagu elu juhtima. Ja siis pärast mis iganes, siis 1-5 teraapiat, 10 teraapiat juba ütleb, et aga ma ei ärkagi öösel ülesse või et ma saan jälle trenni minna või et need on väiksed asjadega ja selle inimese jaoks on need väga suured asjad, et see on väga oluline, et sa saad öösel ennast välja puhata või et see on väga oluline, et sa saad oma keha nagu füüsiliselt liigutada selleks, et olla nagu vormis, eks, et neid lugusid on nagu palju ja õnneks ma kuulen neid, et jagatakse ikka sellist tagasisidet, mis on nagu väga vajalik. Ja nüüd sa oled ise öelnud, et aja jooksul loomulikult, kuna ma ise ka töötan kehadega päris palju, siis tekivad erinevad nii-öelda siis võimed mingis mõttes ka, et sa ise jagasid siin seda selliselt, et jah, et kuulen nagu kehasosinaid, et tegelikult iga inimese keha sosistab talle, et vot hoolitse nüüd enda eest või hoia ennast ja siis tõesti, kui inimene ei kuula, siis läheb see nii-öelda siis valuks üle. Et mida sa selles suhtes nagu soovitad inimestele, et tõesti, kus on see piir, et vot nüüd peaks sekkuma või nüüd peaks tõesti midagi tõsisemalt ette võtma või muutma? Ma arvan, et kui alguses, kui inimene ei ole väga kontaktis oma füüsilise kehaga, siis see valu on juba tagumine piir, et tegeleda. Et ja kui ma löön varba ära, siis see valu läheb üle, et ma ei jookse kohe seesama minut, eks ju, et aga kui on selline valu, mida sa ei oska kuidagi seostada või mis ei lähe üle, et ei lähe 5 päevaga üle, siis ta ilmselt ei lähe ka 5 nädalaga üle, et me ei räägi nüüd siin traumadest, eks ju, et jah, et kui see valu on juba kehas, siis ei tasu oodata. Et see valu tekitab järjest rohkem stressi lihastesse, pinget kehasse, et see lihtsalt kuhjub, et seda rohkem tööd tuleb pärast teha teraapiate kujul. Aga see on ka üks asi, mis mul on nagu südameasjaks võtnud, et kui inimene tuleb teraapiasse, ta otsustab, et ta proovib, et kas see teraapia aitab, et ta otsustab, et hakkab siis käima, võtab mingi kuuri, selle me lepime ise kokku siis, kui tihedalt või kui palju, et keha seda näitab, ega me seda alguses ei teagi. Ja selle käigus ma alati nagu annan ka nii-öelda kodused ülesanded, et jälgida, mis keha teeb, kaua see tunne on, mis täna tekkis, kuna ta ära läheb, mis tunne siis on, kas valu läheb tugevamaks, valu läheb vähemaks. Ja teraapia järel siis inimene tegelikult hakkab jälgima ennast, et hakkab kuulama ennast, sest ta ei saa enam järgmisse teraapiasse tulla, kui ta ei oska mulle tagasisidet anda, sest me ei tea, kuidas edasi minna. Et see on selline koostöö vormis ikkagi, see ei ole niimoodi, et sa tuled sinna kabinetti ja siis ülejäänud selle vahepealse nädala
teed oma elu täpselt nii, nagu sa varem tegid, et see on ikkagi mõlemapoolne panustamine, et oleks kõige parem tulemus. Et ma väga nagu toetan inimesi selles, et keha ju ütleb, kui on mugav või kui ei ole mugav, et kuula oma keha, et see on nagu nii oluline, et üleüldse nagu endaga kontakti saada, siis see on nagu esmatähtis, et keha annab märku väga, et kui on selline stressiolukord või mingi ebameeldiv hetk, siis tegelikult hakkavad kohe mingisugused lihased kuskil pingesse tõmbama, et nagu osata nagu jälgida seda, et mis see on siis, mis tekitab seda valu või see valu viib ikkagi kuskile mingisuguse tihti kas emotsioonini või mingisuguste olukordadeni, et see nagu ja me saame toetada seda Jumeiho tehnikatega, aga sellega peab nagu muudel tasanditel ka tegelema, et see keha kuulamine on nagu maru oluline ja täna meil need, kes minu juurde jõuavad, enamusin ikkagi ei saa aru, millest ma räägin, et esimestes teraapiates, et hiljem juba hakkavad noogutama. Ja oli küll ja mäletan küll, et alguses on ikka pigem see, et aga arst kirjutas valuvaigisti välja, et ma siis võtan. Kas sul valu on või? Vahepeal on, vahepeal ei ole, et aga kas sa tunned, et sa peaks valuvaigistit võtma? Ei tunne, aga arst ütles, et võta, aga mis su keha ütleb, et arst ei tea ju, mis su keha ütleb, et loomulikult on valuvaigistid teatud hetkedel väga vajalikud aga ise peab mõtlema ju oma peaga, mida su keha vajab või ei vaja. Just. Nüüd mina olen alati hästi uudishimulik igasuguste uute kehatehnikate asjade suhtes ja eelmisel suvel siis hüppasingi pea ees ka siis sinu nii-öelda siis kätte alla, et tee siis mulle ka Jumeihot ja see oli väga huvitav kogemus, et kuna ma olen endaga ja oma kehaga hästi kaua tegelenud, siis ma olen hästi nagu oma kehas, ma ei tea, kas sa seda ka tundsid, aga tõesti see kogemus oli väga sügav lõõgastav ja lõdvestav minu jaoks ja peale seda seanssi, et me Maikeliga koos tulime, siis Maikeli osa oli teine, et ma lihtsalt lamasin ja nautisin siis integreerimist, et kuidas sinu jaoks oli, et toimetada, et ma ei ole võib-olla niisugune tavaline inimene ka kehaliselt, et kui ma elan Eestist väljaspool, tol hetkel siis me tulime otse Hawaiilt, on ju, ma põhimõtteliselt liigun hästi palju ja ma olen siis ka hästi palju vees, et kuidas sul oli toimetada minu kehaga, et kas sul oli ka midagi teistsugust? Et kui sellest füüsilisest kehast rääkida, siis see oli ebaloomulikult lõdvestunud oli su keha. Ma mäletan, et esimesel teraapial ei juhtu sellist asja, et sa lihtsalt keha lubabki ligi, et lubabki teha, et tee, mis vaja, eks ju, et see oli nagu väga selline, väga põnev, et ma ei pidanudki hakkama siin meenutama, et lase nüüd lõdvaks, et püüame nüüd seda jalga natuke nagu ära ise hoia, eks ju, et selles mõttes, et sina olid nagu algusest peale hästi usalduses ja lubasid ja mis sellest füüsilisest kehast veel rääkida, et need liigeste manipulatsioonid, mis ma sulle tegin, kõik need tehnikad, ütleme, kõik need liigesed olid pisut ebamaised liigesed, et kõige paremas mõttes, et ketid. et sellised mõnusalt lahtised ja painduvad, et hästi teine kogemus oli ja sinu puhul oli Maikeliga samamoodi, et väga see keha kuidagi nõudis väga ekstra kohalolu, et sa ei saa tegeleda mingite mõtetes ka muude asjadega, et sa pead väga kohal olema, et see oli ka teistmoodi. Ja siin ongi võib-olla niisugune hea mõttekoht ka inimestele, et tõesti, kui oluline on keskkond, et kus me oleme ja kuidas me saame ka toetada, et isegi Eestis, et kui on
külmad talved, siis Eestis on spaad, on ju, et sa saad sooja vette minna või sauna, et sa saad ikkagi toetada oma liigeseid ja olemist teisel kujul või siis teha nii-öelda soojamaade reise vahepeale. Ja see tõesti hästi palju loeb, see kehaga ühendumises. Nüüd üks asi, mis sa veel Ju-Meihoga oled õppinud ja jagasid ka minuga, oli just see, et kui sa nii-öelda siis pea ees sinna sisse sukeldusid, avastades ka, et kuidas nii-öelda siis see äri nii-öelda siis seestpoolt väljapoole käib ja kuidas sellega siis seosed või ühendumised ka Eestiga, kas sa mõne sõnaga selle kohta ka ütleksid, et siin oli vist päris palju segadust. Oli ja palju segadust, aga noh, natukene tänu sellele segadusele ma üldse Ju-Meihoni jõudsingi alguses, et Eestis oli neid, tol hetkel olid nad siis Ju-Meiho massöörid, oli neid kõvasti üle 40, pluss siis oli veel 3 massaažikoolis seda õpetati. Et kui ma sinna oma õpetaja juurde sinna Euroopa Ju-Meiho keskusesse jõudsin, siis ma sain teada, et tegemist on registreeritud kaubamärgiga ja see teraapia vorm on väga selles mõttes reguleeritud, et need tehnikad, noh, see ei ole niimoodi, et üks õpetaja paneb midagi juurde ja teine õpetaja võtab midagi ära ja üks massöör võtab nii ja teine võtab naa, et see on väga reguleeritud, et ja üleüldse seda Ju-Meihot ei saa teha, kui sul ei ole litsentsi, et seda kaubamärki kasutada. Et see oli minu jaoks väga suur üllatus ja kuna mina läksin kuuks ajaks seda õppima, investeerisin väga suure summa sellesse, et kuidas ma nüüd siis eristun nendest massööridest, kui ma tagasi tulen, et kes on siin kohapeal seda õppinud osana nagu klassikalise massaaži kursusest näiteks, et kuidas see asi siis üldse nagu käib, et siis selguski see, et Eestis tegelikult ei ole antud välja mitte ühtegi litsentsi. Eestis tegelikult ei olnud mitte ühtegi terapeuti ühegi tasemega, ühtegi õpetajat ammugi mitte, et seal on tasemed nagu, nii-öelda näiteks nagu judoski, et on nagu erinevad tasemed, et alates 5. tasemest saab õpetada, aga Eestis ei olnud isegi 1. taseme diplomit välja antud, et see oli nagu väga üllatav, mis tähendas seda, et ainus variant hakata toimetama oli see, et ma sain ametlikuks esindajaks, Ju-Meiho esindajaks, mis tähendas siis seda, et mul olid õigused ja kohustused hoida ja kaitsta seda kaubamärki, et seda siis kasutatakse tõesti ainult litsentsiloaga ja mis on tegelikult seadusega reguleeritud, eks ju. Et see töö, mis siis hakkas pihta, kui ma sealt kursuselt tagasi tulin koolituselt, et nii-öelda see turu puhastamine, et see oli üks väga tänamatu töö ühtpidi, et ega keegi ei olnud väga õnnelik selle üle, et keegi kirjutab sulle, ütleb, et kahjuks enam seda tööd teha ei saa, aga nii ta läks, et see oli jälle asi, mis oli vaja ära teha. Ma olin andnud oma lubaduse ja see oli minu kohustus seista selle eest. Ja samamoodi tuli ka tegeleda nende koolidega. Et tänaseks ei tohiks olla selliseid terapeute, kellel ei ole litsentsi ja kes ei ole läbinud autentse Ju-Meiho kursust. Et kui otsite endale Ju-Meiho terapeute, siis kõik litsentseeritud terapeudid on olemas minu kodulehel jumeiho.ee terapeutide all. Et kui te sealt kellegi valite, siis on see tagatud garantii, et see on see Ju-Meiho teraapia, mis on siis nagu autentne ja litsentseeritud teenus. Ja ma ise olen seda kogenud samamoodi siin siis tuues Eestisse erinevaid põnevaid siis vaimseid tehnikaid
ja mul on olnud ka palju erinevaid siis teisi tuttavaid, kes on ärialal toimetanud ja Eestis on tegelikult väga paljude siis ärialadega suur segadus ja puuduvad siuksed siis konkreetsed kokkulepped ja regulatsioonid võib-olla. Ja näiteks kui ma olin Londonis, kui ma tahtsin hakata tegema seal oma energiatööd, siis ma pidin kohe saama liikmeks nii-öelda siis ühes ametiühingus, kus ma siis kohe pidin tellima endale kindlustuse, et teha üldse seda tööd ja kui minu energiatöö liiki seal allkirjas ei olnud, siis ma seda tööd teha ei saanud. Nii et ma ei saanud isegi kindlustust, nii et selles mõttes on Eestis näiteks just energiatööga seoses, ma tunnen ka iga inimene võib iga nurga peal putka püsti panna ja öelda, et ma olen nüüd kõva tegija ja seetõttu ongi see tõesti, see risustab turu ära, see risustab ka inimeste jaoks, noh, nad ei tea enam, et mis on õige, mis ei ole õige. Ja see on jah, üks teema, mis kindlasti Eestis vajab ka teistel aladel rohkem puhastamist ja suur tänu sulle, et sa sellel teemal siis Umeho nii-öelda siis teemaga said hästi selgeks selle nii-öelda siis teema. Aitäh. Nüüd ja nüüd sulle küsimus, mis on sinu supervõime või superpower? Minu superpower. Ma arvan, et see on empaatiavõime. Väga tugev empaatiavõime ja see on ikkagi sellest, et ma olen pigem selline tundlik, et mitte öelda ülitundlik ja see annab mul sellise, täna ma saan öelda, et see on mul kingitus, et see aitab mul nii-öelda inimesi lugeda, inimestest sotti saada, enne kui üldse mingi rääkimine või mingi suhtlus toimub, et minna nagu selle inimesega samale tasandile, et see suhtlus ja kõik nagu sujuvamalt toimiks, et mis ma ütlesin, et täna on see kingitusega lapsena, ma ju ei teadnud, mis asi see on, et ma ainult teadsin seda, et ma olen imelik ja ma olen teistmoodi ja keegi ei saa aru ja ma tahan liiga palju ja ei saa mitte midagi ja olen väga õnnetu kogu aeg ja üleüldse ma võiks hoopis teistmoodi olla ja et mul oli väga palju tugevalt sellist teadmist ja selle keskel ma kasvasin üles, et see, et aru saada, et ma tegelikult olen täitsa okei inimene, see tuli alles hiljuti, ütleme, ongi umbes 10 aastat tagasi või natuke rohkem, et siis, kui ma hakkasin nendega tegelema, et see on täitsa okei, et ma olen selline, nagu ma olen ja see on tegelikult päris hästi. Nüüd sellega seoses on sul olnud ka võib-olla isegi sügavuti minekut nüüd tegeledes ka oma tütrega, et kas sa mõne sõnaga sooviksid ka jagada nii-öelda siis katsumusi, mis sellega seoses on üles tulnud viimastel aastatel? Et kui ma ütlen, et ma olen ülitundlik, siis tema on ülitundlik korda, ma ei tea, kui palju. Et tal on seda antud rohkem, jah. Noh, see tähendabki siis seda, miks see on nagu ühtpidi keeruline olnud viimased aastad, et kui ta läks kooli, siis et nendes raamides toimetada ja tuupida ja käia kohal need 5 päeva nädalas ja veel 23 lapsega ja veel koolis üle 1000 lapse, et tema jaoks on seda liiga palju. Et ta tunneb, näeb, kogeb rohkem, kui tema jaoks mugav oleks. Et siis ma sain aru, et selline kooli õppevorm tema jaoks ei toimi. Et kui ta enamus aega tipib sellise depressiooni ääre peal, siis see ei ole okei. Et jah, selline tugev teadmine, et me peame, et seal on võimalus seda kuidagi
teistmoodi läbi selle haridussüsteemi, et need klassid siis läbi käia, et mitte see, et ta on 8-st, tähendab 5 päeva nädalas koolis, eks ju. Aga see päädis siis sellega eelmisel aastal, alles eelmine aasta, et ta nüüd lõpetas 6. klassi. Et me jõudsime oma looga Rajaleidjasse, kes on siis riiklik asutus, kes siis on selline kooli ja kodu vaheline asutus, kes seisab nagu laste eest, kellel on vaja nagu eriprogramme. Ja läbi selle Rajaleidja, et jõuda üleüldse mingisuguse lahenduseni, et Rajaleidja minu jaoks ei ole üldse selline asutus, mis on nagu, ta on lihtsalt nagu super. Meie eripedagoog, kellega me suhtlesime, on nagu, ma ei tea, meil lihtsalt nagu vedas sajaga, et meil on nagu väga tore, et ta nagu tõesti toetab ja seisab nagu lapse huvide eest. Et mida ei saaks nagu öelda siis selle kooli kohta, et kahjuks kool ei olnud nii aldis neid muutusi vastu võtma, et kool ütles, et aga võtke ta koduõppele või viige teise kooli. Ja kui mina mõtlesin siis, et mis mõttes koduõppele, et see on ju ainult minu vastutus ja kes siis nagu teda siis nagu õppeprotsessis toetab, kui mina pean tööl käima, et tal ei ole vaja koduõpet täiesti, et 100%, et see kapseldaks teda veel rohkem. Et tal on vaja individuaalset õppeprogrammi, aga selle jaoks on vaja käia veel suuremad kadalipud läbi, et aga siis eelmine õppeaasta möödus tal tervislikel põhjustel koduõppe vormina, mis siis oli 8 kontaktitundi nädalas õpetajatega 1 ühele, mis kattis siis sellised põhiained ja ülejäänud oli siis koduõppe vormis. Ma sain oma rõõmsa lapse tagasi, et see oli nagu super, et see oli väga raske protsess ja tõesti kool väga ei olnud rõõmus selle üle, tagasihoidlikult öeldes. Et kogu see kevad, suvi, sügisene aeg oli väga intensiivne, igasuguste spetsialistide ja eriala inimeste otsimine, nendega konsulteerimine, kohtumine, et jah, mulle meeldib öelda seda perioodi nimetada, et kuidas emalõvi endale laka kasvatas, et jah, kindlasti sellel perioodil jäi mu naiselikkus jälle varju. Aga tehtud sai, aga selline õppevorm on täna meil Eestis ikkagi 9 õppeaastaks. Nii et täna me tegeleme juba järgmise õppeaastaga, et ei peaks seal tõesti 5 päeva nädalas koolis olema, et saaks kuidagi mugavamalt tema jaoks nagu vastuvõetavamalt seda kooli läbida. Nii et tegelikult sa käisid läbi sellise protsessi, et tõesti nagu pioneer, avasid võib-olla uue tee ja võib-olla paljud nüüd vanemad, kes on samamoodi seda kadalippu läbi käinud ja on lihtsalt alla andnud, sest lihtsalt bürokraatia või tõesti kool ei ole vastutulelik olnud, mis iganes, siis sina oled ehe näide, et tõesti see emalõvi lakaga saab tulest ja veest läbi ja saab tõesti luua nii-öelda siis need paremad tingimused ja tegelikult on see väga oluline, sest tõesti lapsed on meie tulevik ja kui me aitame nendel siis kasvada rõõmsamas, õnnelikumas keskkonnas, siis me loome ju õnnelikuma ja rõõmsama nii-öelda ühiskonna. Ja mõnikord on tõesti nii nagu absurd, et kuidas nagu institutsioonid, kes selle eest peaks nagu seisma, nagu aru ei saa sellest, et see on ju tegelik eesmärk ja väärtus. Kuid loomulikult need süsteemid on niivõrd suured, niivõrd vanad, et seal nii-öelda üleöö need asjad ei muutu. Nii et selles mõttes oled sa väga hea inspiratsioon teistele lastevanematele ja võib-olla ka lootus, et kui asjad tunduvad täiesti mustad ja väljapääsu ei ole, siis tegelikult need väljapääsud on olemas, et lihtsalt siis ei tohi alla anda ja võib-olla siis ka
nagu sina võtsid ühendust, said abi Rajaleidja nii-öelda siis organisatsioonilt, et võib-olla sama teed minna? Absoluutselt, et no mina lihtsalt ei saanud elada sellises mõttes, et ma ei aita oma last või et nüüd aitab, et ma ei oska enam ja nüüd on kõik, et käi siis ikkagi 5 päeva nädalas koolis, et tuleb ikkagi nagu last jälgida ja kui tõesti on vajadus, siis kindlasti leiduvad need võimalused ja need inimesed, kes seda toetavad ja selle esimese, teise või ka 10. ei peale ei tasu veel alla anda, et võib-olla 20. kord ei ole ei, et siis ongi puhas võit, eks ju. Et kindlasti ma soovitan proovida vähemalt proovida, vähemalt uurida, et ega muidu need süsteemid ei muutu, kui me ise neid ei hakka kangutama. Just. Ja meil oli väga suur au kohtuda sinu tütre Johannaga siis sellises keskkonnas nagu laulupidu eelmisel aastal ja Maikel just tuli USA-st tagasi, oli veel silmad punased, peas magamata, aga see oli väga vahva nii-öelda, et saime seal koos seda kogemust nautida ja su tütar oli ka väga nagu põnevil ja suhtles meiega väga avatult ja hiljem ma uurisin, siis ka tuli välja, et temal on siin jiu-jitsu kollane vöö. Et nii vahva ja lisaks siis, kui pakkisime oma asjad kokku ja Tallinnale ja Eestile head aega öelda eelmisel suvel, siis te tulite lennujaama ja su tütrel oli kaasas väikene siis pilt, mis ta oli joonistanud meile sellise laheda, ilusa delfiini, nii et kunstianne on tal ka väga suur ja lahe. Nii et selline lahe supernaine kasvab sul seal. Ja tulebki toetada, et tal ei jääks seda aega nagu ei oleks limiteeritud, et kes teab, kus ma oleksin täna, kui oleks toetatud või oleks olnud teadmine toetada, et annan endast parima, et just, et tal oleks võimaluse aega ja jõudu tegeleda sellega, millega ta tahab tegeleda, et see kool ei lämmataks ära teda. Just, ja see on väga-väga hea väike nii-öelda nipp ja soovitus ka teistele vanematele, et ma olen ise sageli öelnud, et tõesti, et kui mind noorena võib-olla just minu kirjaniku nii-öelda siis talenti oleks ka suuremalt toetatud või teisi talente, siis tõesti ma ei tea, kus ma täna oleks, sest mul on tohutu töövõime, tohutu fookus, et anna mulle ainult ette ja ma künnan nagu nui neljaks, on ju. Et selles mõttes on see väga hea meeldetuletus kõigile lastevanematele, et laske avastada oma lastel, mis neile meeldib ja siis, kui nad leiavad need, mis iganes siis väljundid, et toetada seda 100%, sest sealt kooruvadki välja need eluülesanded võib-olla tulevikus, kus siis nad saavad ise hakata looma oma elu iseenda tingimustel, et väga lahe. Nüüd praegu, kui me vaikselt tuleme nüüd välja siin selle lindistuse hetkel siis koroonaviiruse ajast ja sinu samamoodi tuli sellega seoses teha palju muudatusi, olla nii-öelda siis avatud ja innovatiivne. Mida sa ütleksid inimestele, kes kas siis selle tõttu veel on hirmus või üleüldises mõttes elus ikkagi jäävad sinna hirmu energiasse kinni, halvatuks ja ei julgegi nii-öelda siis edasi liikuda või oma unistustega edasi toimetada. Mida sa neile ütleksid? Et mis see annab, et kas sa rahuldud sellega, mis tulem sealt tuleb või kas sealt tuleb üldse mingit tulemit, et kas see oled sina, et kas see hirm oled sina või kust see tuleb või kelle oma see on, et ja kui selle hirmuga kaasa minna, ega siis endaga väga kontaktis ei olda, et see viib ikkagi endast eemale sind, et hirmust tuleb ikkagi läbi minna varem või hiljem, et see hirm, jõuame jälle tagasi selle füüsiline kehani, et see tekitab nii palju pingeid ja üks päev on see pinge ja teine päev on see juba valu, et hirmuga ei jõua väga kaugele.
just, et kui me ise ka nagu põhimõtteliselt selle omaks võtame või nagu vangistame selle enda sisse, et kui ma töötan inimestega veeteraapias ja sageli Eestis just ka, kui mul käte peal siis lamab see imeline naine, kes on tõesti 100 rindel kõike üksi teinud, siis ma võtan ta käe, et proovida siis seda natukene seal liigutada ja liigeseid lõdvestada, siis see käsi või jalg ongi nagu pulk ja see inimene, ta ei teagi, mis asi on lihtsalt lõdvestuda või tõesti ilma selle hirmuta, et lihtsalt usaldangi, et vot nüüd Kristal tegeleb minuga või nüüd ma lasengi lihtsalt voolata. Ja kui ta lõpuks saab selle kogemuse, siis samm-sammu haaval, mõnikord läheb 10 seanssi selleks, sul kindlasti on neid kogemusi ka, siis tal on raske isegi meelde tuletada, et issand jumal, et mina olin selline pulk, et millest sa räägid ja ma usun, et meil mõlemal terapeutina töötades, et minul on küll tõesti see kogemus, et kui ma näen seda muutust ja ma olen olnud osaline selles protsessis, siis see paneb mul küll hästi nagu silmad särama. Et kuidas sul sellega on? Ja, et see on nagu tipp, eks ju, et nagu joodraha, et noh, ühtpidi sa teed tööd, aga sa saad selle eest palju enamat kui lihtsalt tasu, et see on ikka selline, see on nagu mägede liigutamine, et sa muudad ju maailma tegelikult. Jah, ühe keha kaupa. Ja kui ma vaatasin sind toimetamas, siis ma ütlesin küll, et hullumaja, et kui sul oleks nii-öelda siis kalorilugeja peal, et ma ei tea, kui mitu tuhat kalorit seal päevas ära kasutada, et see on täielik jõusaal sul seal. Et sa oled jõusaalis ja saad palka selle eest. Nojah, oleks siis päris nii hästi, aga ikka trennis tuleb ka käia, et kõiki lihasgruppe saaks kaasatud. Ja. Aga jah, see on päris hea nii-öelda füüsiline töökoht sul, nii et on sul terve keha nagu tegelikult heas liikumises. Ja liikuvune. Ja, et ei ole nagu sellist sundasendit, et istumist arvuti taga või noh, mis iganes, et ma saan väga palju enda asendeid muuta ja et see on väga positiivne enda keha jaoks. Just. Nüüd lõpetuseks mul on üks lahe lisaküsimus ja ma vaatan, võib-olla siin tuleb mõni veel, aga just, et mis oleks see küsimus, mida sina soovitaksid inimestel endalt küsida? Et sageli me võib-olla ei anna aru, et tegelikult see, kuidas me mõtleme või kuidas me midagi nii-öelda siis ka ootusena või taotlusena nii-öelda maailma välja laseme, hakkab tegelikult looma meie reaalsust ja nüüd mõtle, kui see küsimus, mida ta siis küsib, võiks olla nii-öelda siis teadlik või reaalne, mis sellest nii-öelda siis muutuks, et mis küsimus see sinu jaoks oleks, et mida inimesed võiks endalt küsida, mis nende elu nagu täiesti saaks muuta? Kas ma olen rahul? Kas ma saan paremini? Kas see on minu parim versioon? Ja seleta natuke lahti, et miks see on oluline. Et noh, kui ma mõtlen enda kogemuse peale tagasi, et see oligi see, et ega ma ei mõelnud väga selle peale. Ma lihtsalt olin. Aga kui hakkasid need küsimused üles tulema, siis tulid ka vastused, et ei, see ei ole parim versioon minust ja ei, ma ei ole rahul ja siis hakkab see edasi veerema, et aga ma saan ju paremini ja võib-olla on midagi minu jaoks, kus ma saan ennast palju efektiivsemalt väljendada või rakendada või endast rohkem anda. Et mis on rohkem nagu minu teema, et see nagu toob sinust välja need talendid siis või? Just, haarded. Just, väga hea. Ja siis hakkab aitama sul luua oma unistuste elu. Just. Ja nagu ma olen aru saanud, siis sina usud väga sügavalt, et nii-öelda siis see nähtamatu maailm ja märgid ja sellised asjad toetavad meid. Kas ja mida sa soovitaksid inimestele, kes võib-olla on selle tee alguses ja võib-olla ikkagi vaatavad, et see asi juhtus, et see oligi kokkusattumus. Et kuidas neid julgustada nagu just võib-olla siis sinna teise poole kardinat piiluma või endaga rohkem nagu tegelema ja mis võiks olla need esimesed sammud, mida sa soovitaksid?
No üks asi on see, et ei ole kokkusattumusi. Et kui sa avastad, et sa ütled, et see ei olnud, või kui sa nagu eitad neid märke, et kui sa küll näed, et aga siis tunnista ja märka neid, aga mis minu jaoks oli ka, et kõige lihtsamad meditatsioonid, mis minul said tegelikult, see mediteerimine sai alguse üldse trennis, pärast body balance'i trenni, viimane lugu, 3 minutit meditatsioon. Selles mõttes, et see tase oli ju see, et sa oled seal 10 inimesega ühes ruumis, keegi köhib, keegi kõnnib välja, et see oli nagu nii põgus sissejuhatus üleüldse sellele, aga isegi sealt hakkasid tulema sellised endaga kontakti saamised, et selle jaoks ei pea minema meditatsioonikursusele või õppima mediteerima, et see tuleb töö käigus, et ega see on nagu nii oluline selline tööriist, mis aitab. Või kui mediteerimine tundub väga suur teadus või ikkagi hirmutav sõna, siis ma ei tea, et võta aega ja kuula sellist, ma ei tea, klassikalist muusikat või mingit muusikat, mis sulle nagu rahustab, et sa saaksid selle hetke, kui sa ei tegele millegagi, kui sinu sisemus saaks võimaluse sinuga rääkida. Just, et nagu ma olen siin jaganud, et ma usun, et see sisemine naine just räägib siis läbi meie intuitsiooni ja läbi siis nende sõnumite või märkide. Ja kui me oma nii-öelda siis silmad-kõrvad avame sellele, võtame selle info vastu ja paneme sellega kohe töösse, siis sellest tulevad ka kohe tulemused. Ja probleem ongi see, et inimesed ei pane seda sageli kohe töösse. Nad ei ole üldse kohal, üldse kui see info tulebki ja see läheb ühest kõrvast sisse, teisest välja. Ja nüüd ongi, et see kohalolu või nagu sinagi siin täna meile rääkisid, et just, et tulla kohale ka oma kehasse ja oma keha sees siis võtta nii-öelda siis vastu see info, mis tuleb ja siis läbi seedida ja töösse panna. Et ma usun, et see kindlasti aitab ka siis muuta juba elu palju paremaks. Nüüd, kas sul on midagi meie kuulajatele, vaatajatele või midagi lõpetuseks jagada või ütelda? Kuula oma keha. Ja, see ongi sõnum, et usalda oma keha. Ja, see on väga hea sõnum. Et kui me kuulame, usaldame oma keha, siis kindlasti saab meie elu mitte ainult olema kergem ja lihtsam, vaid me oleme kindlasti siis ka rohkem õigel ajal õiges kohas ja see teeb ka kohe elu palju kordi kergemaks, nii et väga tore. Ja ega siis midagi, et kui inimestel on vaja siis holistilist Meiho teraapiat ja oma siis kehasse rohkem tagasi tulla ja nii-öelda siis ka valu ära lahustada, selgitada välja, kus see tuleb, siis vutt-vutt, jalad alla ja Merilini juurde, Meihosse. Just. Kõik on laias internetis saadaval, leitavad infod. Ja me paneme alla siis ka lehe, kus siis saab täpsemalt infot, kui on see soov ja lisainfot lugeda siis ka Merini kohta. Ja täna ma panen siis siia kaasa väikese siis kingituse ja kuna sa, Merilin, siin ka rääkisid praegu meditatsioonist, siis võib-olla teemegi nii, et paneme siia kaasa siis meditatsiooniks kingituse selle sisemise pere meditatsiooni, sellise esimese siis väikese nii-öelda siis katsetuse, mille ma olen ise sisse lugenud, aga mis on selline väga hea sissejuhatus, et kui sa ei ole kunagi siis oma sisemise lapse, naise, mehega kohtunud, sihuke väike hea sissejuhatus, et kuskil, kui ma mäletan, 20 minutit on see meditatsioon, et siis ongi selline väike hea sissejuhatus ja siis saate ennast ette valmistada soojendus siis Merilini juurde seansile jõudmiseks ja siis on juba terve kehaga võib-olla kohal ja paremini valmis siis vastu võtma.
ja ega siis midagi, suur tänu kõigile kuulamast, vaatamast ja palun siis likeida, jagada ja saada järgijaks ja kohe, kui siis kõik ka üles tuleb, et siis panna siis väikeseid review sid ka siis meie üllitistele. Nii et suur-suur aitäh ja imelist toimetamist ja kohtumiseni juba varsti uute imeliste põnevate külalistega. Mahalo!